Uurime taas kord, kuidas jõuab värske kala eestlase toidulauale. Üks võimalus on ju püüda merest. Jaa, aga on olemas ka kalakasvandused. Näete, vikerforell Eestis kasvanud ja päris pisikesest peale, aga nüüd kõigest järge mööda. Hans, see on siis see, kus kõik algus saab, inkubaator? Jah, siit hakkab meie kalakasvatuse toodang peale. Ehk siis pisikesest marjast ja juba need tegelikult on ju... Jaa, me ostame sisse silmtäpp marja, mis läheb kõigepealt nendesse rohelistesse vannidesse, kus mari koorub, hakkab sööma ja kui tuleb ruumipuudus, läheb juba siia suurematesse vannidesse. Mis siin vannis praegu ujub siis? Siin vannis ujub vikerforell. Vikerforell, vaadake, kui tillukesed nad on. Jah, nad on tillukesed ja siin nad kasvavad kuskil 1,5–2 grammiseks ja lähevad õuebasseinidesse. Kaua see aega võtab, et nüüd munast saaks selle 1,5? No tegelikult on siin aprilli algusest marjast tulnud, aprilli algusest ja nüüd nad juba ujuvad ja eelduste kohaselt nädala pärast lähevad siit välja. Libe nagu kala. See on nüüd see sama maim siis, mis seal enne oli, on? Jah, see on see sama maim ja see on meil elanud siin 2 aastat. Need kasvutsükkel forellil on meil selline, et esimese aastaga me saavutame kuni 100 grammi ja järgmise aasta kevadeks on ta meil 0,5 kilo kuni 600 grammi ja siis on meie plaaniga rändab see vikerforell meresumpadesse. Aga eelnevalt me selle kala vaktsineerime ükshaaval. Ükshaaval vaktsineerite, aga mille või kelle vastu? Merehaiguste vastu, kuna meres ei ole nii head tingimused nagu meie allikavetel ja see ongi meil loodud leping selleks, et varustada meresumpasi asutusmaterjaliga. Et tänavu aasta oli meie kevadine maikuune väljaminek meresumpadesse 80 tonni ja iga aastaga see kasvab ja perspektiiv ongi Eestis, et arendada meresumba kasvatust. Aga siin oli nüüd vikerforell, on ju. Mis kala sul veel siin on? Loed ette kõik. Siin on paalia, seda võin ka siit kohe kätte saada. Nii, kohe saan, luban, kohe saan. See on siis paalia. Jah, ja tema ongi Arctic Chair ehk artiline paalia ja mis tõesti tahab ka külma vett, et meie kasvatuses, äntukala kasvatuses on see võimalik teda kasvatada, sest meie temperatuur üle 13–14 üldse ei tõuse. Nii, vikerforelli nägime, paaliat nägime, siis meil on tuura, siis on meil olemas veel peledi ja siis on ka natukene siiga, aga põhiosa on ikkagi vikerforell ja paalia. Kuidas üldse kalakasvandustel läheb praegu Eestis? No ma ei oska öelda, tähendab, tulebki leida enda kindel suund selles ja kuna me ütleme siin praeguse suunaga võtsime merekasvatustele ette kasvatuse, siis peaks olema see selline normaalne liikumine, sest mandril kasvatada, ütleme nendes tiikides turukala mingi 3 kilost on ebareaalne, kuna meil ei jätku vett ja meil ei ole neid avarusi, siis see peaks olema Eesti perspektiiv, et turukala kasvatada ikkagi meresumpades. Et ikkagi oleks eestlase laua peal kala? Jah, et oleks eestlase laua peal Eestis kasvatatud vikerforell, mis on Balti merest kasvatatud ja muidugi alguse saanud säravatest äntuallikatest. Äntuallikatest. Ja tegelikult siia kasvandusse võib tegelikult igaüks ju tulla ka, siit saab seda kala osta? Jah, ütleme, meil on siin hüljes, seda käiakse külastamas
ja samas tullakse jah, ja ega me ei lase või tähendab me soodustame kõigile selle kala ostmist, sest ta saab siit tõesti maitsva, ilma kõrvalmaitseteta värske kala. Ja kus ta siia sattus? Siis oli, kui Audru karusloomakasvatus läks pankrotti, peale seda oli televiisoris kuulutus, et kes tahab üljest. Kes tahab üljest? Kes tahab üljest. Ja sa tundsid kohe ära, et sul on vaja? Me tähendab, mina ei teadnudki midagi ja mehed tulevad hommiku tööle, räägivad, et kuulge, lähme toome ülge ära. Mõtlesin, et kaua see loll jutt ei käib. Ja läksime reedel minema Pärnusse palli mängima. No lähme läbi sealt. Nii kui üljest nägime, et toome ära. Ja ei olnudki midagi, et mingi 6 aja pärast või 3 nädala pärast tõimegi siia ära teha. Igati äge. Ja nüüd on ta vist 13 aastat juba siin olnud. See on rõõm kuulda, et Eesti kalakasvandused ikkagi elavad, on jätkusuutlikud ja kala meie laualt ei kao. No loodame ja tähendab ikkagi, ütleme, kuna meie suund on marjast peale, siis on meil kindel see, et me ei too endale sisse erilisi haigusi ja püüame haiguste vabalt kala välja kasvatada.